tõepoolest on olnud nii mõndagi muud. Jah, mõned pommid, Hiroshima ja Nagasaki linnasid tuntakse. Siis üle Atlandi ookeani on veetud omal ajal inimesi. Osad neist surid kohe, osad jäid elama. Sellest, et nad elama jäid, ei olnud palju rõõmu. Selle tulemuseks oli üks inimkonna ajaloo julmemaid orjuse süsteeme. Seda võib kindlasti nimetada genotsiidiks, aga see ei ole holokaust. Või veel, see suur riik territoriaalselt paikneb alal, mis on asustatud suhteliselt hiljuti. Asustus on uusaegne. Ja see maa muidugi ei olnud enne tühi. Me teame ja need, kes seal elavad, ise ka teavad, et seal ka enne elas keegi. See on muidugi väga paha, et seal elati enne. Ja muidugi meil on piinlik selle pärast. Aga mida me siis muud ikka teha saime? Me ju ei saanud neid sinna elama ka jätta. Nad tuli ikka kuidagi ju kuhugi panna ja ühesõnaga, ärme sellest räägi. Las see jääb. Aga räägime holokaustist parem. See on see teema ja see on aegumatu inimsuse vastane kuritegu. Seda ei saa kunagi andestada. See toimus vähem kui 10 aasta jooksul. Mõnedel Euroopa aladel oli paiguti väga intensiivne ja see on nüüd see, mida me peame tähistama. Eesti Vabariigi valitsus ongi võtnud vastu otsuse 27. jaanuaril igal aastal tähistada holokausti. Ja nõnda muidugi see holokausti mõiste üldse suurepäraselt asendabki genotsiidi mõistet. Alati, kui on oht, et hakatakse rääkima genotsiidist, räägime parem holokaustist. Sest genotsiid on universaalne mõiste. See käib igasuguse massiivse mõrtsuka töö kohta, ükskõik kes seda teeb, ükskõik kes on ohver, ükskõik kus, ükskõik millisel ajal. See on ikka genotsiid. Ja tõepoolest suurriik, kes on taotlenud ülevõimu, on selle saavutanud, hoiab seda alal pideva terrorismivastase võitlusega, mis ka paratamatult tähendab, et aeg-ajalt ikka tuleb keegi ju mättasse lüüa, siis ei saa ju lubada vabalt tarvitada genotsiidi mõistet. Sellepärast räägime holokaustist, mitte Hiroshimast, Nagasakist, Vietnamist ja nii edasi, ega ka mitte veel vähem millestki, mis praegu sünnib või on sündimas. See holokausti mõiste võimaldab teatavas maailma osas kõnetada iga potentsiaalset vastasmängijat kui ideoloogilist süüdlast. Ta kas on ajalooliselt seotud kuidagi holokaustiga ja või ei ole mõistnud oma osa selles ja või ei taha oma paratamatut süüd tunnistada. Ja selline kõnetamine muidugi tähendab, et samamoodi nagu stalinistliku kõnetamise puhul oli, kõnetatul ei jää muud üle, kui pidevalt tõestada oma head tahet. Sellega muidugi ka oma süüd. Jah, me oleme süüdi, tõepoolest oli üksikuid. Aga nüüd me oleme paremad, nüüd me teame, kuidas õige on. Ja seda muidugi saab siis tõestada järjest demonstratiivsema kuuletumisega. Ja kui need puutumatud rahusõdurid juba on, siis muidugi me oleme ka ise valmis neid ikka andma ja osalema ikka rohkem ja rohkem terrorismi vastases võitluses, hävitades kõiki neid, kes ei taha selle suurvõimu legaalsust tunnistada ja seega ei ole muu hulgas ka holokausti ainukordsusest aru saanud. Ühesõnaga, holokaust on siis
igasuguse ajaloolise süü ja genotsiidi lõplik ja otsustav projektsioon väljapoole. See suurvõim ise, tema käed on puhtad. Ja see kolmas komponent, nende rahusõdurite puutumatus. Seda võib-olla nüüd väga pikalt ei peagi enam kommenteerima, kuidas see on seotud terrorismivastase võitluse doktriiniga ja teiselt poolt selle holokausti projektsiooniga, holokausti kõnetamisega. See hakkab üsna hästi siit konstruktsioonist läbi paistma. Muidugi peavad terrorismivastast võitlust pidavad sõdurid olema rahvusvahelise kriminaalkohtu ees puutumatud. Sest kui see nii ei ole, tõepoolest võidaks neilegi esitada süüdistus genotsiidi ja sõjakuritegude eest. Seda võivad teha teised teatavate eesõigustega jõud, kes ei ole ühe suurvõimu ainuvalitsusega veel leppinud. Ja nõnda võiks tähelepanu taas nihkuda sellelt holokaustilt genotsiidi ja sõjakuritegude teemadele, aga ilma genotsiidita ja sõjakuritegudeta, jutumärkides muidugi, ei ole ju terrorismivastane võitlus lihtsalt võimalik. Kuidas seda teha, kui kõrisid ei lõigata?